ärikäik. Tere, head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 59. ning täna sukeldume seente maailma. Kas seen on toit, ravim, ehitusmaterjal või hoopis midagi veel suuremat, saame selle tunnikese jooksul vast teada. Meil on külas Shroomwelli asutaja Siim Kabrits, tere! Tervist! Ja tänased saatejuhid on Marta Peril-Grauberg ja Rauno Uusler. Siim, alustame algusest. Seente maailm minul seostub ennekõike sellega, et sai vanaemaga käidud metsas seeni korjamas, tatikaid oli seal meie kandis põhiliselt. Kukesene kaste on väga hea ja loomulikult marineeritud seened. Et mis teie seente lugu on või kust see algas? Ja, eks paljude inimeste jaoks on seened tähendab eelkõige söögiseeni. Aga minu enda tegelikult ettevõtja teekond hakkas natuke lähemalt kui seened marjadega. Ehitasin üles Baltimaade suurima jaemüügiketi, et kus siis suurte kaubanduskeskuste ees müüdi värsked maasikaid, nagu praegugi see käib, et siis ma olin selline alustaja ja sealt edasi marjade eksport juba Aasiasse, farmaatsiatööstustele, loodusfarmaatsiatööstused Jaapanis, Lõuna-Koreas ja ka Hiinas. Ja seal juba küsiti seente kohta, funktsionaalsete seente kohta ja ka varasemalt lapsepõlves mul on vedanud, et mu enda isa ja vanaisa olid loomaarstid. Et ka loomaarsti töös oli sellist ravimtaimedega kokkupuutumist ja selle tõttu selline farmaatsia ja kogu see loodusmaailm oli minu jaoks oli arusaadavam, lihtsam. Ja siis ma hakkasin järjest ka süvenema sellesse maailma. Ja võib-olla kogu see teekond 2014, kui me hakkasime pihta, et siis ka, et mõelda natuke nagu laiemalt, et kuigi siis oli selline toidulisandite maailma, aga nüüd on täna pigem ju see, mis me kõike seentega teeme, et see on ikkagi hoopis selline täiesti suurem ja põnevam maailm. Aga ikkagi marjad ja seened, sellised loodussaadused, et kas see oligi, kus te elasite, olite te maalaps, et kust ikkagi see huvi üleüldse selle valdkonna vastu ja kas see ka siis teie haridusteel kuidagi on sellega seotud? Ma kasvasin Lõuna-Eestis Tõrvas ja tegelikult, et eks see lapsepõlv oligi kogu selle looduse keskel, et see oli loomulik osa. Et nii metsas käimised, seened kui ka Tõrv on selline ilus väike linn, et kus paratamatult, et see ümber on nii palju metsa, see on loomulik keskkond ja see mängumaa ongi üks osa ju metsas. Et sa käid, ehitad onne, sa korjad, sööd, õpid tundma ja selle tõttu see avastamise nagu osa on selline nagu osa lapsepõlvest. Aga siis ikkagi 2014, kas siis sai Shroomwell asutatud või alguses kandis ta vist muud nime? Chaga, jah. Et alguses tegelikult see oli tehtud ettevõttena, mis siis eesmärk oli siis toota või arendada välja Chaga eliksiiri. Et kuna me teadsime, et meil on selline ajalooline eliksiir ja me tahtsime siis teada rohkem nagu teaduspõhiselt, et mis seal on sees, kuidas seda kvalitatiivselt nii toota, et seal oleks ka teaduslikult saaks midagi öelda ja siis me süvenesime sellesse seenemaailma, mis seal ja siis me avastasime, et vau, et siin on palju rohkem ja 2015 oli selline märgiline sündmus, kus üks Hiina teadlane Tu Youyou sai Hiina või selle Nobeli meditsiinipreemia ja sai 2000 aastat vana retsepti eest. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui 2000 aastat vana lahendus malaaria vastu ja selle eest saadakse Nobeli meditsiinipreemia, et mis võib olla nendes vanades retseptides, et mis võib olla teadusele täna, et mis seal kõike võib olla avastada. Ja meie jaoks oli sellel ajal oli ettevõte oli Chaga, bränd oli Chaga Health ja me vaatasime ka seda Chaga nagu ajaloolist lugu, et sul on 1000 aastat kasutatud
üle generatsioonide, üle erinevate rahvaste, nii Põhja-Ameerikast indiaanlased kui ka soome-ugri rahvad ja siis me saime aru, et kuidas kogu see lugu, esivanemate tarkus, tänapäeva teadus ja uus tehnoloogia, et kas seda on võimalik kokku panna, et see teekond on olnud pikk ja ühel hetkel, kui 2018 Alibaba tundis huvi, et vau, et selline toode, aga kas te suudate ka piisavalt seda toota, kas teil on toorainet, siis me saime aru, et tegelikult ju üks oluline nurgakivi on ka kasvatus. Ja me avastasime tegelikult, et metsades on täna ainuke väärtus on puit. Ja kui puit ei ole, on madalama puidu väärtusega, et siis on madalama väärtusega mets, aga nendest madalama väärtusega metsad, et seal on ka unikaalne võimalus. Ja nii tegelikult hakkas järjest tulema juurde ka see innovatsiooni pool, uued lahendused, mis metsas on kõik võimalik kasvatada, uusi väärtusi luua ja tegelikult ettevõtte olemus nii palju muutus, et aasta 2020 juba me saime aru, et me peame hakkama muutma brändi nime ja siis hakkas see teekond pihta, et kuidas nagu leida selline nimi, mis katab ära kogu selle valdkonna. Ehk natuke sarnane, nagu kui Taxify's sai Bolt, et sul ärimudel ju nii palju muutub, et sa ei ole enam taksoettevõte, vaid sa oled tehnoloogiaettevõte ja meil oli samamoodi. Et me muutusime rohkem selliseks mükotehnoloogia ettevõtteks, et tehnoloogilisi lahendusi pakkuda ja ka ettevõtte nimi siis, et Mushroom ehk Shroom ja Well ehk wellness sektor ehk sealt tekkiski see uus nimi Shroomwell. Räägime korra natuke teaduslikust poolest ka, et mis need seened siis ikkagi, milleks nad võimelised on, kust tuleb see nende nii-öelda vägi ja miks inimesed võtavad seeni just enne kõike söögiseeni, et miks nad seda muud väärtust ei näe? See on väga hea küsimus, et siin mina toon alati sellise nagu näite, et on siis taimed, ravimtaimed, on seened ja on ka sellised ravimseened või meditsiiniseened või funktsionaalsed seened. Ja kui seda maailma kirjeldada, et siis me koolis õppisime, et on 2 F-i, on flora ja fauna. Aga nüüd 2 aastat tagasi ÜRO suur keskkonna assamblee ütles, et me tegelikult elame 3 F öeldis, ehk meil on ka fungi. Ja kui see fungi ehk seente maailma vaadata, ehk kui taimeliike maailmas on 400 000, siis seeneliike võib olla kuni 5 miljonit. Aga teaduslikult on uuritud kuskil 35 000 ehk alla 1%. Et kui me võtame selle 1%, et mis sellest on leitud? Penitsiliin. Maailma kõige üks suuremaid meditsiinis teadusavastusi. Et kui võtta penitsiliin, 100 miljonit inimesi ära päästnud ja lisaks teisi teaduslikke avastusi, mis sellest 1% on nagu leitud. Ja kui sa võtad veel see 99% avastamata, siis iga ettevõtja saab aru, et seal võib olla 1000 penitsiliine, 1000 avastusi. Ehk nagu osa teadlasi ka ütleb, et teadus areneb seentele järgi. Et see ongi see maailm, mis on siis tänapäeva uus tehnoloogia teadus, et me seletaks, me suudaks, me oskaks avastada, et me oleme täna selle teekonna suhteliselt alguses. Aga kui rääkida korra spetsiifilisemalt sellest põhilisest seenest, mis ma arvan, et tänaval iga inimene on kuulnud, ongi siis lõvilakk. Mis selle nii-öelda erilisus on ja miks see on viimasel ajal just tõusnud, miks inimestel on huvi selle vastu? Kui me vaatame, mis maailmas täna toimub, et järjest rohkem meil tulevad uudised peale, meil on hästi pingeline sõjaolukord. Hea näide on võib-olla Afganistani sõda, mis kestis 20 aastat. 20 aastat, selle käigus sai 2400 USA sõdurit surma, mis on muidugi iga nagu langenu on väga kurb, aga kui võrreldes tänase Ukraina sõjaga, siis üliväike number. Kui vaadata Afganistani veterane, täis elujõus mehed, nad on füüsiliselt terved, aga iga aasta nendest toimub 7000 enesetappu, mis on ametlikult fikseeritud.
ehk küsimus ei ole nagu selles, et kuidas sa tuled füüsiliselt sõjast tagasi, kuidas sa vaimselt suudad sellega nagu hakkama saada ja vaimse tervise mured, kogu see fookus, enese leidmine, kõik see, et sa vajad ka tegelikult tuge selles osas. Et sa võid igasuguseid ravimeid võtta, aga kui et me oleme selles sõltuvusest ja me ei leia neid lahendusi ja Ameerikas üks suuremaid probleeme on posttraumaatiline stress, läbipõlemised. Et inimesed põlevad läbi ja mis on need lahendused ja täna just kõige suurem nagu valdkond, mida siis just nii USA sõjavägi kui meditsiinitööstus uurib, et kuidas siis seintest leida neid vaimse tervise ravimeid, et ka kliinilisi juba testitud ravimeid, et sellest nagu võimalikult kõrge väärtusega ravimeid välja arendada, et seal on siis ka see Lions Mane on nagu olulisel kohal ja muidugi psühhideelikumid ja rishi ja kõik muud nagu sellist funktsionaalsed seened, et see on see suund, et. Aga millal see selline lõvilakka, ma ei tea, suur pauk käis, et kuidagi on selline tunne, et ma ei tea, 10 aastat tagasi avalikkus sellest nagu suurt ei teadnud, aga nüüd räägivad kõik lõvilakast ja moel või teisel seda ka tarbitakse. Et kust see tuli ja kuidas teie selle konkreetse seeneni jõudsite? Eks see maailm ju järjest see teadus liigub, avastab teaduskatsed, asjad, mis sinna nagu juurde tulevad ja asjad, mis on olnud. Et mis on olnud nagu sajandeid meie ümber, et see on selline taasavastamine, et kui sa paned sinna teaduse juurde ja avastad, et me oskame uurida, me teame, mida uurida ja me oskame neid lahendusi leida, et 10 aastat tagasi keegi ADHS ka ei rääkinud. Täna on nagu see, et inimestel on see täiesti normaalne, see on diagnoosi, et ma oskan elada. Et kui sa saad mingi diagnoosi, sa oskad elada, sa oskad abi leida ja teine küsimus 10 aastat tagasi olnud ka fookusega nii suur probleem, et täna meil on telefonis pressipuudiseid, arvutis pressipuudiseid, see konkurents uudistele müra on nii suur, et kuidas saada see fookus tagasi, kuidas see aju on pideva sellise surisemise all, et kuidas ma saaks selle rahu tagasi, kuidas ma saaks keskenduda, kuidas ma saaks teha seda, mis ma tegelikult peaks tegema. Ja see on nagu üks abivahend ja see on, inimesed on avastanud, et see lõvilakk on üks lahendusi. Aga mida ta siis teeb meie ajuga? Eelkõige siis aju poole pealt, nii palju kui neid erinevaid teadusuudiseid või teaduskirjandust ja teaduslahendusi ka PubMedis on, et siis ajurakkade ühendused, et aitab neid taastada, need ajusünapse ja siis seal on teatud sellist bioaktiivsed ained, et mis siis aitavad kaasa sellele, et sul on just kellel on kalduvus Parkinson või Alzheimer, et nende haigused need nii kiiresti ja tugevalt edasi areneks ja teiseks on ka kogu see fookuse teema, mälufookus on ju, et ta soodustab, et ma olen nagu märksa teravam, siis erksam, säravam, et ma suudan nagu kõike seda infot vastu võtta ja ma ei taha kõlada kuidagi skeptikuna, aga see kõik kõlab täpselt samamoodi, nagu räägivad enamus ravimiettevõtted, et mida kõike teeb see rohi ja et seda on teaduslikult tõestatud, et kas teil on tuua mõni selline praktiline näide mingi elust enesest olukord, mis on päriselt tõestanud või toonud teie jaoks selle usu, et see päriselt aitab inimesi? Eks neid ju, kui ma vaatan oma neid klientide, meil on ju 1000 kliente, meie tooted ei ole üldse nagu selles mõttes odavad, me ekspordime paljudesse riikidesse ja kui ma vaatan, kui palju on püsikliente, kellel on oma lood ja asjad ja kes jagavad, et muidugi ta selles mõttes me ei saa öelda, et meil oleks kliinilised ravimid. Aga selle küsimusel on alati nagu selline inimest, meil käib väga palju nagu külalisi tõrvatehases ja siis minu üks esimesi küsimusi on, et kas te usute, et seened võivad ravida. Siis on tavaliselt on sellise, naised enamik tõstavad käe, mehed on 50% ei usu, muigavad, naeravad. Ja siis kui küsida, et kas usud, et seened võivad tappa, siis on kõik mõtlevad ja siis tõstavad süngelt käe püsti, jah, et tappa võivad. Küsid, et aga et kui ta tappa võib, et miks ta siis ei või ravida? Et kui seentel on vägi olemas, et küsimus on, mis on need toimeained, mis siis nendest välja võtta, kuidas nad puhastada, isoleerida, kuidas kontsentreerida, et sellest juba ravimit teha. Et ega ravimi, mis on tavalise ravimi ja sünteetilise või kliinilise ravimi puhul ongi see vahe,
et kuidas sa saad stabiilsed need molekulid, et sul on kogu aeg üks ja sama, et loodusasjade puhul on seda keeruline ja seda ka keegi ei eelda. Ja samamoodi organismide puhul on see erinev, et see meie nagu vastuvõtlikkus mingi ravimile on ju täiesti ka erinev, on ju. Et aga õnneks me liigume ka sinna personaalmeditsiini suunas, et me suudame siis ka inimestele öelda, et sellise haiguse puhul võtta seda ravimit või seda seent sellises koguses nii tihti selle retseptiga, selle toiduga, et see maailm liigub selles suunas, et tänane ka meditsiinis valdkonna probleem, et on ravim, iga ravimil on toime, on kõrvaltoime. Et kuidas saada õige diagnoos, et sul oleks võimalikult vähem kõrvaltoimeid. Ja kui sul on kõrvaltoime, kuidas sellega hakkama saada. Et see ongi tegelikult see väljakutse ja mingites riikides, näiteks Austria, kus võimalikult palju täna ka perearstidel ongi kohustus, et sa pead looduslike lahendustega alguses testima ja siis sul, kui seal lahendust ole, sa võtadki kliinilise ravimi. Kui kaugel meie siin Eestis oleme sellest, et arstid on ka nii-öelda avatumad just näiteks nende samade seenepõhjaliste ravimite soovitamises ja kasutamises? Või kas kasutusel olevatest ravimitest miski on juba seotud seentega, aga me lihtsalt ei teadvusta seda, sa mainisid penitsiliini? Ja penitsiliin on võib-olla kõige sellisem kogu selle meditsiini A ja O, et näide, et aga nagu arstid ütlevad, et kõige odavam ravi on ennetus. Et ennetuse pool, see kogu see käitumine, et kui ma suudan teatud asju ära hoida, siis ma olen juba võitja. Teine pool, mis on arstide puhul öeldakse, et Hiina meditsiinis, Hiina meditsiin, ma mõtlen just eelkõige 1000 aastat vana meditsiin, et see ennetuse osas oli, seened oli keskne koht. Et see oligi see, et igapäevane osa toituda õieti, süüa tarka toitu. Ja see tark toit just eelkõige funktsionaalne toit ja selle keskne nagu osa ongi seened. Ehk meil täna tegelikult ju 90% või 95% nagu inimestest ei ole probleem see, et me ei saa oma kaloreid kätte, me saame tohutult üle kaloreid kätte, meil ei ole sellega küsimust. Ehk kalorahas ei ole enam. Küsimus on täna see, et kas selle toiduga, mis me täna sööme, suudame lahendada ka mingeid muid probleeme. Või et kui me võtame selle toidu, et see on minu jaoks tark toit, et aitab mul olla terve päeva nagu teha palju efektiivsemalt tööd. Mis on üks suuremaid probleeme meil täna, mida rahaliselt annab mõõta, on uni. Kui ma magan 30% kehvemalt, mu järgmise päeva töövõime on minimaalselt 30% kehvem. Seal on teaduskatsed asjad ja seal on täna nagu näidanud, et seened siis aitavad. Et kogu seda unekvaliteeti, kui see pika aja jooksul, et see on pikk töö taastada oma unekvaliteet, et see ei ole nipsust, et ma võtan ühe tableti ja kõik on korras. Aga see on rahaliselt mõõdetav ja seal sa saadki ise kaasa aidata. Aga kui palju praegu arstid soovitavad seda? Järjest rohkem, et ega me ei ole vaata selles mõttes, me ei ole alternatiiv, me oleme arstide nagu tööosa ja meil käivad ju arstid külas ja me ise tutvustame seda maailma ja meie enda tootmisprotsessi on ka ju nii, et meil on kõik tehas on BRC sertifitseeritud ehk maailma kõige kõrgema sertifitseeringuga. Kogu see teadustöö, mis me teeme, on ju tipplaborites, Eurofinsides, igal pool pluss teaduskatsed, arendused, et see on selline loomulik osa ja oma nagu teekonnas ka, et me oleme üks osa sellest meditsiinisüsteemist, ehk me ei saa öelda, et me ravime, aga me oleme siis üks osa sellest ennetusest ja eelkõige siis aitame kaasa nagu sellele, et inimeste elukvaliteet, see turvatunne nagu, et ma tean, et see on üks osa loodusest, et see on olnud 1000 aastaid ja see, et võimalikult targalt teada saada nagu, et mis on nendes ravimtaimedes ja kuidas neid kasutada ja et me teame ju ravimtaimede puhul samamoodi, et osad ravimtaimed, mis on sellised toidulisandid ja osad, mis on ka ravimid, et mida sa niisama ei tohi ka kasutada, et kui sa kasutada ei tohi, siis et järelikult seal on mingi vägi sees.
aga nii palju küsimusi on, et tahaks kogu aeg. Tahtsin seda teada, et kui te alustasite, siis kuidas te leidsite oma kliendid või kuidas kliendid teie toodeteni jõuavad, mis on see peamine kanal ja ka seda, et ütleme selle toodete varieeruvuse mõttes, et kust te alustasite ja mida te praegu, mis on teil praegu kõige populaarsemad tooted? Alguses oli Chaga ja keskne teema oli immuunsus. Et just ajalooliselt, et kuidas seda Chaga immuunsusteemad ja tooted ja olid vanad retseptid, et nendest eliksiiride tootmine ja väga palju sellest oli siis inimesed ise soovitasid. Et need tooted ei olnud üldse odavad, aga kuna nad olid kvaliteetsed või on kvaliteetsed, et siis on selle tõttu inimesed soovitasid, et nad toimib, aitab. Ma saan sellest abi ja siis täna on just eelkõige muude funktsionaalsete seente puhul, mis me ise kasvatame, et Lions Mane'i, Reishi, mis me ise kasvatame, Cordyceps ja nende toodete näol või tooraine näol on siis meil toodete valik on nii tinktuurid, spreid, ehk me suudame pakkuda siin alati siin uneprobleemid, stress, fookus, muid selliseid igapäevaseid lahendusi. Et mis on igapäeva nagu sellise tervise toetamiseks, et mida inimesed vajavad, ja portfell järjest suureneb ja on hea näha, et ka klientide nagu selline harv ja hulk ja tellimuste pool ja see on aasta-aastalt nagu suurenenud. Aga kui rääkida korra sellest lõvilaka kasvatamisest ja tootmisest, et kuidas see protsess välja näeb ja kui nõudlik seen lõvilak tegelikult on? Me oleme ise tegelikult, meie üks üksus on 10 aastat kasvatanud ja me arvasime, et me oskame seeni kasvatada, tegelikult ei oska. Et seened on, teed kõike nagu õpikust nähtud, aga välja ei tule. Et testid uuesti ja et me mingil määral suudame täna seda protsessi juhtida, kasvatada, aga ta on ikkagi oluliselt keerulisem kui mingis šampinjoni või shiitake kasvatus, et on igal seenel on oma eripära ja meil on ka siis, meil on see kompleks 5000 ruutu, sellest üle 1000 ruudu on kasvatuse all ja me oleme ise nagu võtnud eesmärk, et võiks nagu sisetingimustes kuni 8 liiki erinevat seeni kasvatada, aga me täna suudame võib-olla 3-4 ja me õpime, kogu aeg õpime. Et iga päev avastame, et issand, et nii võiks kasvatada, et ta vajab hoopis sellises hulgas niiskust hoopis nii või et valguse režiim peab olema selline või et sa lisad mingit hoopis seda saepuru näiteks lisad juurde, et siis ta annab parema saagi või selliseid teraviljajääke või et see on suhteliselt teadusmahukas ja kallis protsess. Aga kui palju see, kuna igas ettevõtmises on ikkagi seda, et kui avastatakse mingi uus asi, et siis tuleb neid ettevõtteid nagu seeni pärast vihma. Et millega teie erinete, kui palju on üldse seda konkurentsi just kas või meil siin Eestis, et millega on üldse võimalik erineda, sest seened on ju seened. Ja seened on seened ja meile tundus ka, et seened on seened, aga seene kasvatuses on väga palju alustajaid, aga siis need, kes peale 1 aastat ellu jäävad, on väga vähe. Et see ongi see oskus, et ma oma vead õpin läbi, katsetan ja et kuidas panna. Et küsimus ei ole tegelikult ju, et sa seeni saa. Sa saad seeni, aga mis on see saagikus? Kas see saagikus on 1%, 10%, 20% ja kui sa teed suurel skaalal, väiksel skaalal toota ei ole küsimust. Aga et meil on ikkagi tonnides ja tonnides, sa pead nagu tootma ja see on ikkagi suur väljakutse. Et täna me võime öelda, et me oskame kasvatada, me oskame ka substraate müüa ja võib-olla sisekasvatuse üks suuremaid tuleviku valdkondasid on siseturvalisus. Miks siseturvalisus? Kliima muutub ja 1 kilo seene kasvatamiseks on sul vaja ainult 20 liitrit vett. 20 liitrit võrreldes näiteks nisu 70 korda rohkem, üle 1500 liitri. Teiseks kasvuaeg. Sa saad iga 2 kuu tagant saagi.
iga 2 kuu tagant kontrollitult ja sa saad panna ka riiulis kasvama, ehk see ruutmeetrite hulk, mis sul läheb seene kasvamiseks, on väga väike. Mis tähendab, et väga piiratud alal sa saad kogu Eesti nagu tagada selle toidujulgeoleku, et kui midagi juhtub, sul on alati toit on olemas ja tark toit. Ma küsiks, et kus need seened nagu orgaaniliselt pärit on, et nad on ikkagi Eestisse kunstlikult selles mõttes toodud, et nad ei ole siin ju looduslikult ise kuidagi levinud, et kust te nad olete toonud ja kuidas neile siin Eestis siis nagu meeldib, et kas on ka vahe, ütleme, seene need head omadused, et kas, ma ei tea, Hiinas kasvav seen versus Eesti oma, kas seal on ka nagu kvaliteedi vahe? Väga hea küsimus, et meil on ka välikasvatused ja välikasvatustes ma olen maailma suurim välikasvataja, meil on Eestis ja USA-s on üle 700 hektari, aga need on ikkagi nii, et Eestis pärit, et kui on Eesti pärit Chaga või Rishi või nad on Eesti metsades olnud tuhandeid aastaid ja see on meie osa. Sisekasvatuse poole pealt jah, me toome need mütsiilid sisse ja me siis, kuigi nad on ka, võib öelda, et ju soojemas kliimas kasvatatakse ka väljas neid, aga Eesti kliimas nad ei kasva, lõvilakk ei kasva Eesti kliimas. Ja Eesti suurim konkurentsieelis on puhas keskkond. Et seened tõmbavad enda sisse kõike, raske metall, radioaktiivsus, kõike. Et kuna meie õhupuhtus on üks maailma parimaid, puhtamaid õhku, siis me saame siin, see on meie konkurentsieelis. Sisekasvatuse konkurentsieelis on ainult see tehnoloogia. Kui palju sa saad saagikust, kuidas sa saad. Ja teine asi, mis hakkab lõvilaka puhul on oluline, et mis bioaktiivsed ained sa suudad sealt välja saada. Mis sa suudad näiteks teatud ensüüme, teatud kasulikke aineid, bioaktiivsed ained, millel on suurem väärtus farmaatsiatööstuses. Ja siis hakkab teises tehases on meil see, et kuidas neid siis välja ekstraheerida. Et see teaduslik protsess ka ja siis ka need ära kontsentreerida ja siis kellele müüa. Mainisid toidujulgeolekut, mis on ju tegelikult väga-väga suur teema ja mitte ainult Eesti jaoks, vaid üleüldse maailma jaoks, et kui meil siin ressursid otsa lõpevad vaikselt, et kas mingil hetkel võiksime me siin mõelda, et igaühel oleks kodus oma pakuke ja seen kasvamas, et nii nagu meil vanaemadel olid kartulipõllud? Kindlasti ta sinna suunas läheb, et inimesed mõtlevad sellele endale, et sul peab olema oma, kas siis kogukonna või oma reserv nagu toidukoht. Et ma just paar nädalat tagasi käisin, oli Euroopa Liidu ja Katari tippkohtumine, kutsuti siis mind seda seente teemal nagu rääkima ja et just neid kõnetab. Et toidu turvalisus ja seal eelkõige nagu üks pool on sõjalised konfliktid, aga kõik nagu logistikakonfliktid, kui juhtub midagi Suessi kanalis, jälle laev jääb kinni või siis teine variant, et kui kliima muutub nii palju, et kuidas siis tagada, et sul on sisetingimustes, sa saad ka kasvatada, et sul on oma nagu selline kiiresti saad saaki, sa jääd ellu ja kaloritest olulisem on see, et mis on see väärtus, mis sa sellest toidust saad. Sa enne mainisid ka enne saadet tuuma olukorda, et kui tuumapomm plahvatab, siis on ta ka seenekujuline, aga et kui see olukord peaks tekkima kunagi, et kas siis on ka nii, et seened saavad meid sellest kuidagi välja tuua, nagu sa ütlesid? Üks põnev viimase aja nagu avastus või katsetus, mis ma avastasin LinkedInis, et Tšernobõlis kasutatakse siis seentest tehtud seinasid, mis siis hoiab radioaktiivsust eemal. Et seened on jah üks osa nagu sellise keskkonnareostuse likvideerimise võimalusest ja ka meie üks teadusarendustest on siis ka seenevaibad. Et kuidas õpetada siis seeneõli sööma või muid keskkonnaprobleeme lahendama või reostusi likvideerima, kui on mingid õlireostused või on mingi kemikaalireostused, et sa panedki selle seenevaiba ja ta võtab enda sisse, töötleb ümber ja sealt tekibki looduse jaoks neutraalsed ained. Aga mis on ikkagi selle
söögiseene ja ravimseene nagu need põhilised erinevused, et kas üks võib olla ka teine, et kas ma võin minna lõvilakka toorelt süüa või kas ma võin kärbseseent kuivatada ja seda kuidagi endale haavale määrida? Väga õige küsimus, et tegelikult võtame selle Lion's Mane'i, lõvilakka. See on, kui sa lähed Noa restorani peakokka alasse, siis on täiesti eraldi rook Lion's Mane'ist ja väga paljudes restoranides, et on järjest populaarsem. Inimesed teavad ja kokkavad, koju ostavad, ka meil on ka inimesed tellivad koju, ütlevad, et ma tahan, et olla püsiklient, et regulaarselt tellida koju ja see on teadlikkus on kasvab. Teine pool on siis, see ongi see tark toit, et kui ma söön, tean, mida ma tarbin, et see on nagu igapäevane nagu osa, et aitab mingit probleemi ja siin ongi siis mingid näiteks teised funktsionaalsed seened, et chagat sa ei saa nagu iga päev süüa, sa saad sealt teatud aineid välja ekstraheerida või teine kasutada või reishi samamoodi. Funktsionaalsetest seentest või mis on hea näide on shiitake, mis on ka ju erinevate kõhutervise või immuunsusega seotud. Shiitake on ka shushi sisse pannakse ja erinevates muudest nagu Aasia kultuurikastmetes kasutatakse. Või võtame ka ajaloolised kukeseent on isegi erinevate seedeprobleemide korral ju kasutatud, et kuigi ta otseselt ei lähe nii ravimtaimede alla, aga hea näide, et on samamoodi. Aga kui vaadata üldse seda turgu, siis kui rääkida siin Eestis, et palju neid tõsiseid tootjaid meil peale teie veel on, et kui palju te tunnete seda konkurentsi enda kuklas hingamas? Maailmas on täna tundes, et kui turg kasvab, siis turg kasvab nii palju, et see konkurents ei tunne. Kui turg oleks stabiilne, siis ei kasvaks, et siis hakkad tundma konkurentsi. Et pigem on see, et sa pead seletama, sa pead tutvustama, kuna me teeme tegelikult asju, mis on kus turgu ei eksisteeri. Eks sa tegelikult ju lood iga päev seda turgu. Et trendid USA-st järjest tulevad, et inimesed avastavad teadlikkuse kasv, igapäevane selline enese teadlikkuse tõus, et ma tean, et minu nagu see, mida ma söön, kuidas ma mõtlen, kuidas ma taastun, mis riided ma kannan, et see nagu teadlikkuse kasv tõuseb, inimesed tahavad teada, mida süüa. Neil on rohkem aega uurida, et mida ma söön. Ehk ka toidu sisu on muutunud või toidu nagu filosoofiline sisu, et kui seal 100 aastat tagasi oli vaja, et lihtsalt kõhtu täita, et oligi saada neid kaloreid, et näljas päästa ennast, siis täna on nagu see, et meil ei ole seda probleemi, et meil nälga oleks. Me tahame tunda midagi erilist, me tahame luua emotsioone ja see ongi tegelikult see, et sellepärast see seente valdkond järjest kasvab. Aga et kui te loote seda uut turgu, mida enne pole olnud, siis kuidas see käib selles mõttes, et selleks on vaja ka raha. Kust see tuleb? Kuidas teil selle kapitali kaasamisega on läinud ja mida potentsiaalsed investorid ütlevad, kui sa seda seena juttu lähed neile rääkima? Kunagi esimene kaasamine oli Vanderbeamis, see oli täielik ämber. Me saime aru, et me ei oska seletada seente maailma, investorid ei saa aru ja kõik jooksid tormi õllefirmadele, rattafirmad ja jäätis ja siis me olime siuksed nukrad, esimene kampaania, keegi ei saa aru meist. Tegime selle kuidagi ära, meil olid tublid investorid, kes uskusid ja kes nägid ja kes olid rohkem võib-olla kuulnud ja me saime nagu, see ei olnud selline rahvatorm. Selle pigem olidki, vaatasid, et okei, natuke veider paistab, aga me usume ja investeerime. Ja siis nüüd on teine kampaania muidugi, siis hakkas COVID pihta, siis Chaga aktsia oli juba selline vist paari päevaga märgiti täis, et siis said kõik aru, et immuunsus ja seened ja see on nagu, ja Chaga eliksiir oli juba Selverites, oli selline rahvatoode, et kui sul seda kodus ei olnud, et siis sul oli midagi viga. Et see oli ikkagi selline väga müüdud nagu toode, kasutatud toode ja siis nüüd on nagu järjest rohkem, et on meil sellised professionaalsemad, suuremad, kas siis fondid või teadlikumad investorid, aga seal on ka näha see, et me suhtleme tuhandetega, aga sellest on ikkagi kujuneb välja või on kujunenud välja teadlikumad, et kellel on info, mis maailmas hakkab juhtuma, mis on trendid,
kes näevad maailma nagu, kes saavad seda trendide analüütilist infot ja need on nagu rohkem teadlikum investor on. Ja need on täna siis meisse nagu investeerinud, usuvad meisse ja sealt me oleme tõstnud ligi 6 miljonit eurot. Aga kus teie see põhiline turg on siis, et nagu te ütlesite, siis ekspordite päris palju, et kas see meie kohalik Eesti turg on selline mikroskoopiline osa või kuhu see suurem osa läheb? Kohalik turg on alati oluline, et sa pead aru saama, kuidas see klient mõtleb, kuidas kommunikeerida kliendile, et kui sa kohapeal ei suuda seda teha, siis on see probleem, et see on, et Ameerikas ka näiteks potentsiaalne investor küsib, et kas te suudate 1 000 000 euros koduturul eliksiiri müüa. Jah, et me suudame, järelikult 300 korda suuremal turul te suudate seda teha 300 miljonit. Ehk see nagu nad korrutavad selle mastaabiga. Kui ettevõtte puhul üks osa, mis meil on wellness lahendused, et muidugi see wellness toodete, lõppränditud toodete viimine mujal maailmas on äärmiselt kallis. Meil ei ole Eestis ühtegi sellist lõpptoodete edulugu, et mille pealt õppida, et kuidas Skype või Bolt või omas valdkonnas nagu tegid, et nad on ikkagi, kas on teenus või siis tehnoloogia, et selle tõttu jah, meil on palju keerulisem. Ja meie siseturg ka ei toeta selles mõttes, et seda rahva hulka nii vähe. Et sa peadki õppima kogu aeg avastama uuel turul, aga mis me saame teha, et me saame turgudele just selle tõttu minna, et see trend ei ole veel tulnud. Me saame öelda, et trend kohe tuleb. Vaadake seda turuanalüüsi, see trend tuleb, meie pakume. Ehk sa pead pakkuma, sa saad lettidele ainult siis, kui sa oled trendist ees. Muidu sa pead need kohad ostma ja selle jaoks meil ei ole nagu raha. Et kui Eestis on sisuturundus maksab 500 eurot, siis Soomes on sul tavasisuturundus on 10 000 eurot. Et sul on selline iga liigutus on 20-30 korda nagu rohkem. Aga kuhu riikidesse ikkagi põhiline see toodang läheb? Meil on täna suund on USA, et kuna USAs on ikkagi see, et sa ei pea seletama, mis on seened. Esimene küsimus on, miks su toode on parem kui teistel? Ja see on juba sealt lihtsam edasi minna. UK on täna teine, kus on ja kolmas võib-olla regioon, et mis on ka täna tunneme, et on Araabia. Aga teil on ka USAs oma kasvatus. Kuidas see asi käis? Kuidas te sinna saite? See, mis me teeme, on nende jaoks huvitav. Et eks see ühelt poolt ju see kõnetab, et kõik need lahendused, tehnoloogiad, mis meil on, et ka ettevõttena, kui me vaatame, kas me saame kunagi wellnessiga unicorniks, siis ma seda väga ei usu. Kas me saame kasvatustehnoloogiatega unicorniks? Jah, seal on võimalus olemas, päris suur võimalus. Ja see kõnetab. Et USA samamoodi, et enamik ju metsandusest on seotud puiduga, aga otsitakse uusi lahendusi, kuidas seentega siduda CO2, kuidas tekitada biodiversityt ehk elurikkust, kuidas siis madalama puiduväärtusega metsades või lageraiealadel, kus on mets maha võetud, et kas seal on võimalik mingit lisaväärtust luua. Need on need tehnoloogia lahendused, mis me saame pakkuda ja mida nagu USA poolt kõnetab. Ja USAs on ka, mis on huvitav, et kui sa lähed koha peale, siis esimene küsimus on see, et kas te raha teenite. See on ametnike poolt, et kas te raha teenite. Et jah, et me teenime raha, et tahame raha teenida, aga siis te maksate makse ja siis me aitame. Ehk see ühiskonna nagu arusaamine, et jah, et ettevõtja on oodatud. On hoopis teistmoodi nagu Euroopas. Euroopas on ikkagi et siis me hakkame vaatama, kuidas me saame reguleerida teid. Seal on nagu teistmoodi, et see on. Et siin mandril siis ei ole plaanis kasvatusi kuskil teistes riikides näiteks ka osa on Lätis ja Rootsis aga nad on pigem me näeme, et USA on üks keeleline keskkond on nii suur, turg on nii suur, nad teavad see trend, mis funktsionaalsetes seentes ka USAs täna toimub, et seal on trend ise veab. Et kui vaadata viimast siis raportit,
mis on toidulisandite või üldse lisandite turu nagu trend, siis 15 lisandist 8 on seened, funktsionaalsed seened. Ja see turumaht on miljardites. Ehk kui me seal saame 10% või 5%, et siis Eesti mõistes on see juba korralik ettevõte. Räägiks natuke sellest teie tootearendusest ka, et jah, kasvatate seened, aga lõpuks, kuidas ta tarbijani jõuab, ongi mingi kapsel või ma ei tea, sprei, jook, ja te teete ka koostööd päris paljude Eesti ettevõtjatega, et kuidas te nende lõpptoodeteni jõuate? Sest lõpuks see tuleb nagu söödavaks teha. Ja, lõpptoodete arendus on eraldi, kas siis on arendusmeeskonnad, kas siis on omal mingi know-how või siis on ostame arenduskeskustega sisse, kas siis on Teftaki ehk toidufermentatsioonikeskuse käest või siis mõned ülikoolid või ülikoolid kuskil mujal maailmas, ja vaatame, mis on ka siis PubMedis, mis teadusartikleid asju on avaldatud, mis teevad konkurendid ja siis sealt hakkab see pihta, ja siis on mingi osa nagu sellisest tootmisest on meil endal, mingid liinid, et meil on siis pudeliliinid, meil on ultrasoonik tehnoloogia, mis on maailmas, on selline seente valdkonnas üks ainulaadsemaid, et kus ultraheliga 20 000 megahertsi, 22 000 megahertsi ta pöörab selle molekuli teistpidi, et see kitiinikest oleks avatud, ehk need bioaktiivsed ained, mida muidu nagu seentest inimene kätte saa, et oleks võimalik siis välja ekstraheerida ja nendest siis parim tooraine teha. Ja siis see tooraine siis kas siis meie oma nagu tehases väärindatakse ära kas šottidena või läheb purgijooki või pudelisse või siis liigub ta siis kuhugi sprei sisse, kus siis mõni koostööpartner selle nagu spreiks paneb või tablettide sisse või teises tehases, et kus toimub ka ekstraheerimine või tehakse see pulbri kujul juba. Kas seal on mingi vahe ka, et näiteks, kui ma vaatan teie kodulehel seda e-poodi, et siis teil on ühte ja sama toodet, näiteks seda lõvilakka on nagu tinktuurina ja samas on ka pulbrina, et kas tegelikult seal on mingi vahe, et kumma ma mis kujul tarbid, mis on efektiivsem? See on jah kasutusmugavuse poole teine asi, et näiteks on tinktuurid ja siis on ka alkohol aitab nagu siis seda kasulikke aineid kanda nagu rakkudesse, ja see omastamise nagu efektiivsus on suurem. Sprei on jälle mugavam tarbida, tabletid, kapslid on meil tulemas siis uue aasta alguses turule, et samamoodi, et sa saad lihtsamalt, et sul on juba kokku pandud see jaoks, mis probleemi lahendab, et on täis lahendus. Aga kuidas see toote hind välja kujuneb, et mingid tooted ma ütleksin, et on ikkagi pigem seal natuke krõbedama poole, et kas need hinnad ajas siis tootluse kasvuga ja selle trendi tulekuga lähevad pigem allapoole või lähevad ülespoole? Pigem ma arvan, lähevad üles, aga väga palju nagu mängib rolli, et millest on sul see toode tehtud, et miks meie Ameerikas, mis meie konkurentsieelis on. Et me teeme seda, kasutame toorainet, mis on päris, mis on viljakeha. Et sellel on väärtus, et me kasvatame ise, me saame öelda, et selles kohas kasvatatud, sellel kuupäeval korjatud, selle inimese poolt ja sellises koguses, sellise kvaliteediga, ehk meil on selline full traceability ehk täis läbipaistvus. See on Ameerikas kõva sõna. Ameerikas tehakse, enamik on siis, toodetakse kas siis sellised suured tankerid, ehk kus siis seda tehakse seenemütseeli ja seda pannakse siis sisse ja see on odavam, seda piiramatult saad toota, aga seda ei loeta nii väärtuslikuks. Ja siis teine pool, mille poolest me erineme, et 90% maailma toorainest on Hiina. Järjest rohkem ettevõtted küsivad, et kui Hiina oma, ma ei taha seda osta. Ehk just ja Ameerikas ka igaks juhuks kartus, et me tahame toorainet, kui midagi juhtub, et meil on oma alternatiivne tooraine kanal. Ehk ja Euroopa poole pealt meie tooraine on Mahemel, Euroopa Organic, mis ka kõnetab, et ehk me sellega tooraine puhul nagu eristume. Ja siis just see, et me oleme üks väheseid ettevõtteid, kes saab öelda, et meil on kasvatus, meil on oma nagu töötlemine ja meil on siis ka innovatsiooniüksus.
aga kust seadmed tulevad, kes nagu üleüldse neid oskab teha, et seadmed on üle maailma, et seadmete poole pealt, et kas siis on Türgi või Hiina või Jaapan või kuskilt üle maailma, et see on valdavalt seadmete tootmine on liikunud ära siis Aasiasse, aga mis seadmetest olulisem on siis, et okei, sa võid need seadmed osta, aga seadmete siis selline igapäevane support või toetamine, et kui sul juhtub midagi, kui sul on tarkvara probleemid, et see peab olema siis sellised, kas siis Saksa partnerid või ta peab olema selline lennu 6 tunni või 8 tunni lennu kaugusel, et sa saad selle spetsialisti siia transportida, kes sind toetab. Või lihtsamate seadmete puhul on sul oma selline inseneride nagu baas, et kes siis aitavad. Aga selle Hiina poole ikkagi vaadatakse ka niimoodi skeptiliselt ka siin, et kui palju teie ettevõttel Hiinaga seost on, et nagu see ideoloogia on ju tulnud sealt ja see Hiina meditsiin, mida te mainisite, et aga äriliselt? Ja tuleb eristada muidugi vana Hiina nagu seda kogu see ravimite, et ega see uue Hiina või selline nõukogude Hiina, et see on ka püüdnud ju seda vana Hiina meditsiini oma ajaloost välja kirjutada. Viimasel ajal nad on avastanud, et see on väärtus. Nad on hakanud otsima neid juuri, nad on saanud aru, et see tervis ja ennetus ja kõik see on nagu oluline. Et me muidugi me hoiame nagu kursis, mis Hiinas toimub, et meie jaoks on nagu vaja nagu teada saada, et kuidas nad mingeid asju nagu teevad ja samamoodi, et ega nad hoiavad meil silma peal. Meil on ka külas käinud maailma suurimad kasvatajad ja me oleme nendel külas käinud aga meil ei ole seda, et me nüüd võtame investorina nad sisse või et meil on teatud nagu ikkagi piirid, et aga me nagu suhtume kogu sellistesse oma valdkonna tegijatesse väga suure respektiga. Et nad teavad, mis nad teevad ja seal on ka vastupidine suhtumine, et kui seal on ka teaduse poole pealt midagi win-win nagu jagada, et siis nad seda nagu teevad, et siis olen nende jaoks võrdne koostööpartner. Aga kui ettevõtted on omavahel või ettevõtte nii-öelda taust on oluline, siis kui rääkida korra tarbimisest, et meie eestlased oleme pigem sellised skeptikud. Kui suur osa nagu eestlastest on nii-öelda läinud seeneusku ja kas me pigem oleme seenerahvas või ei ole? Me oleme täis seenerahvas. Meil on ikkagi kogu see mõttelaad, et meil on siit samast Tallinna kesklinnast me sõidame poole tunniga metsa. Ja kui me tunni aja jooksul seda seenekorvi täis ei saa, siis me ütleme, küll on siit seeneaasta, me vingume. Et meil on selline positiivset vinguv, nagu et ei olegi veel täis, et mul on siin võib-olla 50 sent või et Jaapanis, kui sa lähed metsa, et see sõidab pool päeva sinna metsa ja siis on sul üks seen ja sul on 100 jaapanlast ümber, et kus see nagu siia on saanud, et see on nagu see, või sa pead kuskil maailmas, et sa ei saa minna niisama korjama ja inimesed kardavad metsa. Nad ei julge, mis mets, kus ma lähen, äkki karu tuleb või hunt tuleb või et see kartus nagu metsa suhtes on suur aga miks see seentevaldkond kasvab, et järjest rohkem, et ma võin olla skeptiline, aga kui ma ikka ei maga, kui mul on uneprobleem, nädal aega olen üleval, siis on igasugune skeptitsism kaob ära, et kui ta aitab. See on nagu väga lihtne, et ega see valu ajab selle härja kaeva, et öeldakse, et see on midagi teha ei ole, kui mul on ikkagi probleem, ma otsin probleemile lahendust. Ja kui mingi asi aitab, siis aitab, et. Aga kui palju siin kohalikest protsentuaalselt või arvuliselt, palju meil neid tarbijaid on, et paljud kindlasti mõtlevad, et kas võiks või et ei ole julgenud seda sammu teha, aga kui palju on neid aktiivseid tellijaid näiteks teil siin koha peal? Meil on ikka ju 10 000, et meil on ikka see kliendibaas ju järjest kasvab ja teadlikkus hulk, ja ta on ikkagi selles mõttes, ta on, kui vaadata, kes on kliendibaas, kes on enamasti nad on oma valdkonna tipud. Nad on tippadvokaadid, tippettevõtjad, ehk nende nagu see
nõue ühiskonna poolt olla terav, särav, tugevam, parem on palju suurem. Järelikult sa pead nagu leidma lahendusi, mitte nagu lihtsalt, et ma olen nii suur skeptik, ma põhimõtteliselt ei tarbi, on ju. Ühiskond nagu viskab su nagu konkurentsist välja, et kui sa ei ole tasemel, spordis samamoodi või muus elualal, et kui sa ei ole tasemel, sa oled ju sa oled konkurentsis. Aga kas just sellest samast spordist rääkides, et kas see on seal pigem selline lubatud, jah, et kas see on mingi üliinimlikke võimeid andev efekt ja kõik kasutavad? Ja pean mainima, et on olnud ju ka ajaloos siin skandaale kunagi 90-ndatel, kus Hiina jooksjad kasutasid kordissepsi ja siis tegid maailmarekordeid ja need lood, et said olümpiavõitjateks tulid ja seal on teatud sente puhul nagu selliseid, aga ta ei ole täna dopingu nimekirjas ja et selle tõttu jah, need kogusid ja see, et ta on ikkagi looduslik. Et aga jah, see spordi poole pealt on kindlasti jah, see spordis on see toitumine ja see tark toitumine on äärmiselt oluline, et taastuda. Aga kui mina, kes ei ole varem ühtegi seene baasil tehtud toodet teadlikult tarbinud, ma ei oska isegi hallata seda, et mis probleeme ma sellega lahendada võin, et kus ma seda uurida saan ja mida need seened mul päriselt siis võivad lahendada. Ja natukene ka see tunne, et kui sa ei tea seentest midagi ja siis keegi ütleb, et ta tarbib seent, siis see natukene tundub, et kas ta tegeleb legaalse asjaga. See on, kuna see seene nagu maailm on jah, et ta nii, selle sõna alla läheb nii palju. Et meil on ka ju metsanduses on üks projekt, kus on head seened, suruvad halvad seened välja. Et meie jaoks nagu on siis, ütleme, inimkonna jaoks mingid seened on probleem ja seene vastu konkureerib, on ju. Et on ka sellist, et aga jah, et kus on nagu, kui on teaduse nagu poole pealt kõige parem on PubMed, on selline rahvusvaheline siis teaduskirjanduse, kes tahab nagu rohkem saada infot, on ju. Et seal on siis, et mis kliinilisi uuringuid asju, mis on tehtud, et mis on erinevaid in vitro või in vivo nagu katseid ja ka siis laboris või ja mis on, et seal on näha need trendid ja mida siis, et kui on mingi asi nagu mingi probleemi osas need uuringud käivad ja on näha, et seal on palju ülikoole, kes ridamisi nagu avaldab, uurib, et järelikult seal on usk, et seal võib tulla mingi siis, seal on mingi väärtus. Et kuna teadus on kallis, siis keegi ei pane niisama nagu raha ilma nagu aru saamata, et seal võib olla mingi väärtus peidus. Aga me oleme tunnikese juba peaaegu seentest rääkinud, et hakkame vaikselt saate lõpu poole liikuma. Millal võiks siis oodata sellist plahvatuslikku seeneturu kasvu? Kas Shroomwell on selleks valmis ja kuidas te näete seda tulevikku? Kui me vaatame trendide liikumist, siis hästi jämedalt trendid ju hakkavad pihta Silicon Valley'st. Läheb 2 aastat mööda, see on New Yorgis, siis jälle 2 aastat on London, Pariis, siis on 2 aastat Skandinaavia. Eesti on siuke 8. aasta, ehk me ei ole päris siuke trendide lõppjaam, aga täna nagu võib öelda, et see trend on seal New Yorgi ja Londoni vahel, et Eestis võiks ta jõuda, suur trend on 4-5 aasta pärast, aga vaadates, kuidas täna nagu inimesed on seda järjest rohkem ja rohkem avastanud, et siis ma arvan, et see trend jõuab nagu kiiremini. Et see ja eelkõige ka seoses Ukraina sõjaga, et seal on täna ju, kui sõda läbi saab, siis tegelikult meil on ju mõlemalt poolt 100 000 mehi, kellel on suured probleemid. Et kuidas sa kohaned ühiskonnaga ja see kogu see läheb üle Euroopa, see probleem, et sa pead aitama neid inimesi ja teistpidi, et kogu see igapäevane surve, mis meil ühiskonnas on, et jagu saada sellest stressist, pingest. Et ma arvan, et see trendi pool või see liikumine, seente avastamise pool, et on iga aasta väga suur, väga kiire tõuset. Aga natuke see on selline, paneb mõtlema, et see justkui on niimoodi, et seente edu
tuleb siis, kui inimestel on raske või mingid suured probleemid, et need on nagu kuidagi seotud? Jah, et sa otsid ju ka keskkonnaprobleemide lahendus, sa otsid uusi tehnoloogiaid ja vaimsete probleemide osas ka, et kui on maailm ju liigub ka uute nagu probleemide suunas, et meil on ju uued väljakutsed, uued probleemid, et kui enne oli COVID, siis täna võib öelda vaimse tervise kriis, kuidas seda lahendada, et kuidas me sellest nagu jagu saame, et muidu on nagu see, et kui ma sellega ei tegele, siis probleem saab mu kätte ja siis on juba tagajärjed ja ma tegelen tagajärgedega, et nii lihtne see ongi. Ma küsiks enda poolt ka viimasena, et vaimse tervise puhul aitab ka värskes õhus käimine ja me oleme siin rääkinud ravimseentest, et räägime korra söögiseentest, et kui palju te ise metsa satute, kui palju te käite seenel, kui palju te käite värskes õhus seeni korjamas, et kas, kuna te teete igapäevaselt tööd nende ravimseentega, kas metsa ei satu ja seentest on kopp ees mingi hetk? Meie üks nagu roll, mis me teeme, on hästi palju, me püüame tõrvasse kasvatustesse, tootmisesse külla kutsuda, et seal erinevad siis influencerid ja tippfirmade juhtkonnad ja neil on sellised innovatsioonipäevad, kus nad tulevadki tõrvasse ja siis tulevad meile külla ja siis ümber tõrva on selline ilus matkarada, liigub metsas ja siis sa ikka käid seal nendega, kõik tahavad, et oi, ma tahan seda linna ka näha. Et see esimene nagu ületus, et oi, et seenemaailm on minu jaoks tundmatu ja selline teissugune, kui nad jõuavad, paljud pole käinud ka tõrvas, et sul on 3 spa-hotelli ja sa avastad selle linna, et kui ilus linn ja sellises keskkonnas ja käid mööda matkarada, saad seeni ka korjata ja sul on, kõik on nagu olemas tipprestoranid ja see on et see nagu mitmekordne nagu inimeste mõttepiiride lõhkumine, et kartuste lõhkumine, mis me oleme tegelikult ju siin paari aastaga teinud, et ka kõiki kuulajaid kutsuks tõrvasse külla, et meil on, et siis te saate ise oma silmaga nagu näha, et see, mis ma täna nagu räägin, on selline tore jutt, aga kui oma silm on kuningas ja kui sa näed ja saad katsuda ja näed, kuidas see seine keskkonnas ja peale seda inimesed ütlevad, et vau, nüüd on mu maailm muutunud, ma saan aru, mis tähendab, et kus see tulevik tuleb, et miks tarbin ja miks ma hakkan tarbima. Aga kasutaks siis võimalust veel ja küsiks teilt kui seenetargalt, et mis võiks olla siis esimene samm, kui ei ole keegi varem mõelnud selle peale, et võiks lisaks kukesenne kastmele ka midagi, mingil muul kujul seent tarbida, siis mida te soovitaksite? Kõige lihtsam viis on meil on need fookuslimonaadid, mis on hea nagu mõnus toode, mis rimides, selverites, kuupides, ta on hea maitsega, joo sisse ja siis inimesed avastavad, et seenetoode võib olla hea maitsega. Et ta nagu, et ongi see maitse nagu pool, et esimene ülesaamine, et vau, et ta on, et ma ei pea süütunnet tundma, kui ma annan selle oma lapsele. Et see süütunne, et äkki, et see on tegelikult selles joogis, miks paljud emad-isad nagu, ja siis on teine pool on see, et see on selline avastusretk, ma hakkan sellest purgijoogis pihta, siis on järgmine on juba eliksiirid, siis on kapsleid, siis on tinktuurid, siis on spreid, ehk nagu see nõuab ka sellist, või tinktuurid on kõige lõpus, et sa oledki juba teadlikum, kuidas ma tarbin, mis probleemi. Ja mis on inimeste puhul ka, et see, et inimesed on erinevad, igal ühel on oma seen. Et see ei pruugi olla nii, et iga seen aitab kõik inimesi, et see on tegelikult, sa pead tunnetama ära, et ja aja jooksul ka inimese nagu enda sisemine tunnetus, jah, ma tunnen, et see annab mulle energiat või ma saan paremini magada või et see avastusretk läbi teha endale, et oma elu kvaliteeti paremaks teha. See on meie enda kätes ju. Vot nii, nende ilusate sõnadega ma arvan, et ongi paras aeg saatele joon alla tõmmata. Jääme siis huviga ootama, et kuhu need seened meid viivad ja kuhu ka teie ettevõte jõuab, et äkki siis on ikkagi üks sarvikut sealt tõrvast meil oodata. Ja aitäh kõikidele kuulajatele ja aitäh Siim sulle seda seenemaailma meile tutvustamast. Aitäh. Aitäh.
ärikäik. Aitäh, et kuulasid seda podcasti. Kui sulle see saade meeldis, oleksime väga tänulikud, kui võtaksid selle hetke ja jagaksid seda sotsiaalmeedias.